Tere! Head pärastlõunat teile, kuid ma arvan, et minu kõne võib olla natukene piirab seedimist. Sest ma olen noor. Ma elan maailmas, mis muutub kiiresti. Otsused, mis eile olid head, on täna juba ebaratsionaalsed. Arvamused, mis kunagi olid progressiivsed, on ammu aegunud. Arengut ei saa peatada, kuid meie saame valida, mis suunas ta liigub. Hetkel teeb neid valikuid veel teie põlvkond, kuid varsti peab minu põlvkond nendega elama. Seetõttu on tähtis, et ka meil, noortel, oleks hääl ja võimalus teile muutusi pakkuda, nagu see täna on, ja ma olen tänulik selle eest. Ma tõin teile siia täna 3 noort ja julget mõtet, 3 hammasratast suures masinas nimega Eesti, mis nõuavad kas õlitamist või väljavahetamist. 3 noore inimese seisukohta teie kriitilise pilgu alla. Sest mina olen noor ning vahel tundub mulle, et meie haridussüsteemi koht võiks olla Loodusmuuseumi paleontoloogia osakonnas. Me räägime, et kool peaks õpetama kriitilist mõtlemist ja praktilisi oskusi, kuid klassiruumis toimub endiselt peaaegu sama asi nagu 100 tagasi. Õpetaja siseneb klassiruumi, lapsed tõusevad püsti. Õpetaja räägib 45 minutit klassi ees, lapsed kuulavad. Õpetaja näitab PowerPointi või joonistab midagi tahvlile, lapsed vaatavad. Siis tuleb kontrolltöö. Õpilane tuubib, jätab öö magamata. Õnneks kõik ained pole kooliained, on olemas ka kofeiin. Siseneb klassi, kirjutab mõned mõtted paberile ja nädal hiljem ei mäleta neist mitte midagi. Hiljem saab ta teada numbri. See number ei näita, kui palju õpilane on arenenud, kui hästi ta oskab teadmisi kriitiliselt analüüsida, kui hea ta on tiimistöös ja suhtlemises. See number võrdleb õpilast teistega, mitte õpilase endaga. See number näitab peamiselt seda, kui hästi suudab õpilase aju lühiajaliselt fakte talletada. Ja keegi ei vaja neid fakte peast. Ainuke koht, kus neid ei saa guugeldada, on sügaval metsa sees. Teeme väikese tunnikontrolli. Kui paljud teist mäletavad peast, mis on karboksüülrühm? See on keemia küsimus, ma annan vihjet, tõstke käsi. Näete, ma näen, et seal on keemik, päris tõenäoliselt. Aga samas te kasutate neid karboksüülrühmi iga päev, sest karboksüülrühm on orgaanilistes hapetes, näiteks nagu äädikas. Ja selliseid fakte, mida me õpime ja mitte kunagi pärast ei kasuta, on tuhandeid, iga päev. Haridussüsteemi muutus ei tohi piirduda ainult tehisarud kasutusele võtuga. Praegu on õpilane tunnis passiivne. Ta kuulab, ta vaatab, ta kirjutab. Mäletate minu kirjeldust, kuid ta ei mõtle. On aeg vähem kuulata ja rohkem kasutada oma aju. Vähem vaadata ja rohkem ette kujutada. On aeg kasutada kooliaega selleks, et õpetada lastele, mis on hea juhtimine ja kuidas näeb välja hea tiimitöö. Praegu teeme seda inimese õpetuse tunnis 1 kord 7. klassis. On aeg luua rohkem praktilisi võimalusi nagu õpilasfirma. Infot saab praegu igal pool. On aeg õppida info kasutamist. Eesti masin võib-olla ongi ilus ja läikiv, aga hariduse hammasratast on justkui Jaan Tatika poolt välja mõeldud. Me elame juba ammu teistsuguses maailmas. On aeg teha ka haridus sellele maailmale kohaseks. Aga see pole ainus koht, kus meie mõtlemine on ajale jälgu jäänud. Sest mina olen noor ja ma tunnen, et mitte ainult inimesel on õigus õnnele. Humanism on kõikjal. See on meie demokraatlike väärtuste geenikoodis. Me kaitseme vabadust, vendlust, võrdsust ja samal ajal loome süsteeme, kus loomad elavad tingimustes, mis oma julmuse poolest meenutavad koonduslaagreid. Umbes 4/5 Eesti munadest pärineb puurikanadelt.
Mis te arvate, kui suurel pindalal elab üks puurikana terve oma elu? A4 leht, A4 lehe suurune traatpõrand. See kana ei näe kunagi päevavalgust, ta ei saa sealt kunagi välja, tema loomulikult vajadused ei ole täidetud ja ta on pidevalt ärevuses. Kui te mõtlete kana peale, siis te ilmselt kujutate mingisugust kana, mis on nagu teie vanaema talus. Minu perel olid ka kanad, nad on sellised, jooksevad see ringi, see ei ole see kana. Hetkel arutab Riigikogu seadust, mis võiks kanade puuri pidamise keelustada, kuid endiselt on oht, et lõpuks piirdutakse ainult vabatahtliku deklaratsiooniga ja see on kaasaegses Eesti riigis. See ei puuduta ainult kanu. Põllumajandusloomi on maailmas umbes 1,5 korda rohkem kui inimesi. Mõelge, kui palju inimesi on ja kui palju on neid loomi. Ja suurem osa neist elab tingimustes, mis ei ole inimlikud, isegi ei ole loomalikud. Me teame, et loomad tunnevad, neil on suhted, vanemlik hool, emotsioonid, nad jagavad meiega midagi, mida pole leitud ka tuhandete valgusaastate kaugusel. Nad jagavad meiega kogemust, kogemise oskust. Ja siiski suhtume nendesse meie sugulastesse otseses selle sõna mõttes nagu puht majanduslikku väärtusesse. Ja keegi ei mõtle selle peale, keegi ei saa sellest aru, peale lapsi. Kui ma olin väike, keeldusin kanaliha söömast. Kui mulle öeldi, et see on kana, selle asemel öeldi, et see on lihakondi peal. Siis oli kõik jälle hästi. Mul kulus 15 aastat, lugematu arv vaidlusi ja üks filosoofia rahvusvaheline olümpiaad, et seda barjääri oma peast eemaldada. Sest 1/3 väitest peab olema vale. Ma armastan loomi, ma olen oma moraalsetes otsustes järjepidev ja ma söön loomaliha. Valige, millisest neist te olete valmis loobuma. Tundub kummaline, et me iga päev korraldame massimõrvu lihtsalt sellepärast, et see on maitsev. Isegi absurdselt naljakas ja kurb. Nagu inimkond kunagi loobus orjuses ja tunnistas naiste võrdseid õigusi, võib ka meie ühiskond jõuda aru saamani, et mitte ainult liigile homo sapiens ei kuulu monopol õnnele. Siinkohal tahan tsiteerida filosoof Peter Singerit. Me peame võtma sõna nende nimel, kes ei saa ise rääkida. Loomade piinamise detail võiks olla tuleviku Eestist eraldatud ja asendatud austuse ja väärika suhtumise hammasrattaga. Kuid asendasime kõik ära, miks Eesti massin ikka logiseb? Mis juhtus? Miks ühiskond on lõhestunud? Ma olen noor, Vene ja Ukraina päritolu noor. Seetõttu ma muretsen eestlaste ja venelaste omavaheliste suhete eest. Sageli kuulen sellest, et venelased ei õpi eesti keelt, ei huvitu eesti kultuurist ja ei hooli Eesti riigist. Tõsi on see, et Eesti ühiskond on killustunud. Iga 5. Eesti inimene elab omaette infokeskkonnas. Mõned neist tõesti ei tunnista Eesti riiki päriselt enda omaks. Riik püüab seda lahendada, kuid alati ei saavuta soovitud tulemust. Näiteks keeleline üleminek on suunatud rohkem eestlastele kui vene keelt kõnelevatele inimestele. Selle narratiiv on tugevalt rahvuslik ja see meeldib keele ja kultuuri kandjatele, sest nemad väärtustavad keelt ja kultuuri lihtsalt selle eest, et see on nende keel ja kultuur. Aga see ei meeldi nendele, kes peavad päriselt selle reformiga elama. Nii võib õilsa eesmärgiga reform meie peas muutuda vastupidiseks, tekitada vastandumist ja tunnet, et riik ei hooli meist ja meie huvidest. Mõtet, et elada Eestis on vaja olla rahvuselt eestlane ja Eesti riigist kunagi ei saa minu riik. Ma ei ole rahvuselt eestlane, aga Eesti riik on minu riik. Ei pea olema rahvuselt eestlane, et olla Eesti kodanik. Meil ei ole vaja, et venelastest saaksid eestlased. Meil on vaja, et Eesti venelastest saaksid Eesti kodanikud. Seda ei saa saavutada ainult nõudmistega ja keeldudega.
Seda saavutatakse kaasamisega, näidates inimestele, et neil on hääl, õigused ja võimalused selles riigis. Tähelepanu juhtimisega sellele, mida teeb Eesti ja Euroopa Liit inimeste jaoks. Kaasa kutsumisega, mitte eemale tõukamisega. Kui inimesed tunnevad ennast Eesti riigi osana, tulevad ka keel ja kultuur loomulikult kaasa. See käib just selles järjekorras, mitte vastupidi. Ma olen noor Eesti kodanik. Kuid ma ei ole ainus. Koos minuga kasvab Eestis üles ligi 300 000 noort inimest, kes peavad elama nende otsustega, mida te täna või homme teete. Ja need ei ole ainult poliitilised otsused, vaid ka lihtsalt elulised valikud. Tehke otsuseid, mille üle meie põlvkond saab kunagi uhke olla. Aitäh!